tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas saada lauatennise pall teda puudutamata anuma põhja. Meil on siin veeanum ning lauatennise pall ja paneme ta siia ujuma. Kuidas seda ülesannet siis lahendada? Kõige lihtsam lähenemine on klaasiga. Kui me paneme klaasi sellele pallile tagurpidi peale, siis surume me kogu seda palli ümbritseva keskkonna anuma põhja, ilma palli ennast puutumata. Ning nagu me näeme, siis on pall anuma põhjas. Kui ma klaasi liigutan, siis me näeme, et pall seisab anuma põhjas, mitte ei uju vees. Täpselt samamoodi saame talitada ka sügavama anumaga. Siin on aga eriti oluline, et me kätt väga stabiilselt hoiame, sest vastasel juhul saab õhk siit klaasi alt välja ning vesi klaasi sisse. See aga tähendab, et põhja jõudes ei suuda pall anuma põhja ka puudutada, sest vett on lihtsalt liiga palju klaasi sisse läinud. Paneme palli siia ujuma, käärime käised ülesse ning proovime järgi. Juba lasin vee sisse. Ning nagu näeme, seisab ka siin pall anuma põhjas, mitte ei uju vee sees. Ja nii lihtne ongi saada pall seda puutumata vee põhja. Tuleb ainult mõjutada ümbritsevat keskkonda.